Lõpuni välja 2022.07.21. Üks sõber ütles mulle kunagi, et näita ennast. Pööritas silmi ja kortsutas kulmu, kuid adus enda arvates midagi, mis ei ole mina. Nii me siis polegi juba päris pikka aega sõnadega suhelnud, sest tundsime tõenäoliselt mõlemad, et ei tea, kuidas omavahel suhelda. Vahel me kallistame, sest siis pole meie vahel sõnade piiratust. Mul on olnud nii kaua, kui mäletan end vestlustes raske väljendada ja enda eest seista. Nüüd tean, et ma lihtsalt ei teadnud varem, et mul selleks üldse õigus on. Olin nimelt nii harjunud end rahu nimel tsenseerima, et vahel isegi ei märganud, kuidas seda teen ja kartnud, vist kardan endiselt, konflikte. See sõber aga ei kannatanud seda silma otsaski. Tõenäoliselt on see praeguseni nii, ma ei tea, pole küsinud. Ja kuna me vesteldes suhelda ei saanud, siis hakkasin aina rohkem kirjutama. Kirjutama eelkõige seetõttu, et teisiti pole saanud ja see on loonud minusse endasse selguse. Vahepeal proovisin kirjutatud ka sõbraga jagada, aga tundus, et see ei jõudnud kohale, nii nagu see läbi minu kerguses voolas. Panin kirjatükki kogu endas oleva paradiisi, armastuse ja oma südame, aga see läks sõbrast mööda. Ikka ei teadnud ma, kuidas temani jõuda. Ja armsad sõbrad, olen ma hetkel kirjutamas ning elamas juba oma 7. või 8. Ausalt lugemine on sassi läinud raamatut. Uskumatu, aga just nii mitme raamatu kaugusel olen iseendast olnud ja nüüd olen Eestist ära, eemal, et saaksin seda kõike välja öelda. Olen kirjutanud end nähtavaks ja siis elanud end aina nähtavamaks. Kirjutades tuleb minuni info, mida elada ja selle kehastamine võtab vahel vähem, vahel rohkem aega. Nii on sündinud sari Rännud hingemaastikul, millest 2 esimest raamatut Kukkudes armastusse ja Rännud hingemaastikul on ka juba kirjatükina ilmavalgust näinud. Aga nüüd põgusalt nendest kihtidest, nendest kattevarjudest, mis kiht kihilt on langenud ning millega olen aina edasi, aina sügavamale liikunud ja lihtsamaks muutunud, sest koorm, mis mu liikumist oli seni takistanud või raskemaks teinud, on järjepidevalt kergemaks muutunud. Nimetatud raamatute sisud just järgnevast lähtuvadki. Kõigepealt märkasin, kuidas mõtted ja tunded mu elu tõesõna mõjutavad, kuidas enesetunne muutus keskkonnast sõltuvalt. Nii sise- kui väliskeskkond on siin oluline. Sealt edasi sattusin unenägude, hinge- ja meelerännakute, tarkade nägijate ja iseenese sisemiste taipamiste voolu. Nii sündis raamat Kukkudes armastusse. Panin selle kõik kirja, aga kuna mulle tundus, et välismaailm veel sisemist vastu ei peegelda, sattusin segadusse. Siit edasi kohtusin iseendaga, olles endale nii lähedal ja seeläbi sain ühenduse endas suuremaga ning hakkasin seda laiendama. Nii voolas läbi minu hulgaliselt luuletusi ja laule. Ka osa neist on raamatuks vormunud, sest sarja Rännud hingemaastikul nimiteos on kaante vahel, kuid tee on jätkunud. Sest ka need otse hinge sügavustest sündinud tekstid ei jõudnud sõbrani. Nii Rännud jätkusid, nüüd juba ühenduses allikaga, sest ma ei saa ennast enam maha jätta. Olen õppinud oma intuitsiooni aina rohkem usaldama ja sellest lähtuvalt elama. Paralleelselt luuletustega sündis praktiline päeviku vormis 2-osaline käsiraamat iseendaga olemises.
kehaga kontakti loomisest, kehas olemisest, mis on minu jaoks endiselt töös, sest märkan, et olin tahtmatult leiutanud aina uusi viise, kuidas iseennast mitte näha ja kehastada. Eeltoodu kõrval olen lõpetamas järjekordset, kogedes iseennast nimelist teost, mida hellitavalt oma elutööks nimetan. Kuid siia vahele jääb veel üks kiht, mis hakkas vabanema, kui seda nägema hakkasin. See kiht koosneb lugudest, mis olid veel kehastamata emotsioonidesse kinni jäänud ning nüüd oli aeg neid vaadata, kogeda ja ära tunda. Nii sündisid hetkel sinu käes olevad lühijutud, millest osa on muinasjutulised nagu elu isegi. Ja lähen ikka aina sügavamale, olles raskused maha visanud, sukeldun, sest vesi kannab. Vaatame tagasi siinkohal alustatud loo algusesse. Lihtsustatult näen nimetatud sõbraga kohtudes nii selgelt iseenda pimedamat poolt, oma varri ja oma raskusi, omal ajal kogetud sõnul seletamatut ühendust. Täna nimetan kogetud isaliini depressiivsuseks ehk meesliini abituseks. See oli väline, mis välja paistis. Selle all kohtasin emaliini ärevust, mis oli nii maha surutud, et väljendus paanikas ja hüsteeria hoogudes. Nimetagem seda naisliini hirmuks. Nõnda leidsin endas need mõlemad osad ja taipasin, miks mul on seni olnud nii keeruline seltskondades, inimeste keskel gruppides oma kohta leida, sest inimestega suhtlemine seostus mul alati hirmu ja depressiivsusega. Inimesed ei tundunud turvalised, sest nad tahtsid, et ma nende hirmu leevendaksin, surusid end peale või siis jätsid mu lihtsalt maha. Loe tähelepanelikult eelmist lauset uuesti. Siit kõlab läbi oskamatus oma hirmu ise leevendada, oma energiat ise juhtida ja oskamatus olevas iseendasse paigale ehk kohalolusse jääda. Ja just sellises seisus olles me selle sõbraga kohtusimegi. Palju õnne meile, eks ole? Nii me teineteist peegeldasime. Päris huvitav suhtlus, kas pole? Olgem ausad, nii ongi keeruline suhelda. Aga miski minus, see hingeühendus, see ei kadunud ära. Nii ma siis läksin aina sügavamale ja leidsin endas kohalolu puudumise ehk suutmatuse püsida oma kehas. Sest nii ärevus, sõltuvused kui ka depressioon seda viimast just esindavad. Need näitavad soovi põgeneda kohast, kus hetkel olen. Siit alt leidsin ülitundlikkuse ja mingil hetkel arvasin, et see ongi see, et tean nüüd, kes olen. Aga ka see on osutunud meelelooks. Ka see mõiste on viidanud kohalolu ehk oma koha puudumisele siin elus. Ka see mõiste osutab sellele, et sul ei ole oma kehas hea olla. Vaata siin ausalt endasse, kuidas end hetkel oma kehas tunned, kuidas end hetkel ümbritsevas keskkonnas tunned. Ära kuula meelt ja tema lugusid, kuula keha. Kas keha on pinges või lõdvestunud? Kas puhkad magades välja? Kas sul on kerge liikuda ja hingata? Tõenäoliselt on vastus, et ei ole või et pole olnud. Ja siin peitubki põhjus, miks endast eemalduda, endast välja minna ja oma keha maha jätta, sest sul on enda sees halb olla. Su südames on pitsitus ja hingekutset pole sa juba ammu kuulanud. Sul on ebamugav, sest pole oma pühamu ehk keha eest hoolitsenud. Sa pole olnud meeles piisavalt alandlik, et oma keha baasvajadusi austada. Ja jah, muidugi on siis raske, valus ja ebamugav. Tõenäoliselt on sellised valikud kestnud põlvkondi. Ja pane tähele,
Nii oleme loonud ka elu kahjustava välise keskkonna, sealhulgas suhted. Karm koht, kus olla, eks? Aga ka see on okei. Nüüd vähemasti tead, kus oled ja saad midagi ette võtta ning nii lähen ma veel sügavamale, kuniks olen täielikult jõudnud oma keha sisse ja liikumine toimub seest väljapoole, sest mõttemustrid ja tundekonstruktsioonid on pealt hajumas. Ka õpitu ja sisendatu on maha pudenemas, sest need on tulnud hirmust ja sellest kantud valust. Ja kallid, kõige suurema austuse ja lugupidamise juures oma esivanemate suhtes, ainus mulle teada võimalus on hirmu ja tundetuse loodud keskkonnast välja astuda või kui võimalik see uueks luua. Kuid selleks on vaja kõigi osapoolte soovi kannatusest välja astuda ja võimet end kuulata, sest armastus ei saa elada hirmus. Sul tuleb oleva reaalsusega tõtt vaadata, see ära tunda ja end suletusest ja kaitsemüüridega piiratusest vabastada. Nii elu jätkub, nii lubad end vabaks, nii näitad ennast. Oled vahetu, oled haavatav, oled õrn ja samas nii meeletult julge ja tugev. Ja siin on su keha see, mis saab täidetud armastusega, üdini, iga raku tuumani välja, iga organ, iga keha osa saab täidetud armastusega. Ja nii oled sa kodus, sest kehastad armastust ning mis edasi saab, kallid, kirjutamisteni, suhtlemisteni, sest minu rännud siinkohal jätkuvad.